Tere moesõbrad! Kuigi väljast seda veel ei paista, siis tegelikult on kevad ukse taga ning seega ongi viimane aeg rääkida viimastest moetrendidest ja moepööristest. Kuid ma ei ole siin täna üksi, mul on abiks minu hea sõber ja teenekas moepolitsei, Eesti moe grand young man Urmas Väljaots, otse Madridist. Tere Liisi, tere kõik! Tere Urmas, eriti tore on sind üle nii pikka aja näha. Ja sind Liisi samuti nagu alati ja veel toredam, et me saame niimoodi väga moodsalt videokõne vahendusel maailma eri paigust üksteisega rääkida. Aga nagu ma aru saan, siis pole mitte see meie tänane eesmärk, vaid meil on ka midagi palju põnevat plaanis. Tõepoolest, tegelikult ma mõtlesin, et me võiksime natukene rääkida trendidest, mida kevad toob, mis meid ees ootab ning võib-olla panna Kaabamäest kokku ka mõni eriti vinge komplekt. Kuidas sulle tundub? Super, teeme ära! Enne veel, kui me sellega alustame, tahaksime natukene rääkida trendidest, mida ennast väga intrigeerib, et peale sellist postapokalüptilist talveperioodi ängi ootab meid ees uus ärkamine, värskus, ilusad kevadised sorbetitoonid, kõikvõimalikud volangid, hõljuvad hõlstid, riided, mis ei jahista, mis on mugavad ja samal ajal ka väga efektsed. Ma arvan, et võiksime sellesse teemasse sisse sukelduda. Jaa, sest nii see ongi ju, et viimane koroona aasta on möödunud paljudel peaaegu kogu maailma tegelikult siiski kodudes ja paljudel telefoni ja videokõnede vahendusel. Ning mis nii salata, et eks see ole ka inspireerinud moeloojaid, eks ju, sest kui me kogu aeg oleme oma koduses elemendis diivani peal, et meil on vaja selliseid mugavamaid rõivaid ja veedamegi oma aja pidžamades ja samuti siis, kui välja minna, kui seda aeg-ajalt siiski juhtub, et välja on põhjust minna, et siis see pidžama look on tehtud tihtipeale selliseks šikimaks, stiilsemaks, et mugav, aga samas ka elegantne, millega hea žanselisel patseerida. Aga hakkame siis äkki pihta. Saagu nii, saagu valgus, Fiat Lux. Ma flirdin siin juba šefiiri roosade mõtetega ning leidsin valikust ühe eriti mõnusa trenchist inspireeritud mantli, mis siis on mõnusalt vaba, selline casual olemisega, samas on ta hästi pehme, sa saaksid teda kallistada, tal on põnevad detailid ja see võikski olla meie alguspunkt. Kuidas sulle tundub? Jaa, see on super lahe mantel, ilus roosa mantel, mega. Aga kas sa siia juurde leiaks ikka mingid sellised pükse, mis mõtlen sellised laiu, natukene 30. aastate Hollywoodi filmistaari stiilis nagu Catherine Hepburn kandis, eks ju, et sellised mugavad ja voogavad, et just selline natuke nagu pidžama moodi. Kas sul mingid sellised roosasid pükse ka siia juurde? Urmas, meie sinuga oleme nagu nabanöörist ühendatud ja mul on siin täpselt sobivad valmis. Nimelt need 2 voldiga, mis annavad ekstra mõnusa laiuse juurde. Siin on sellist šiki joont, aga samas on mugavalt laisa ja lohvaka olemisega. Ma arvan, et ideaalne komplekt oleks see kokku. Hästi kenad. Jaa, hästi kenad. Selline laisk šikk joon on täiesti sportoon. Aga mul on üks mõte. Kui õige jätkaks seda setti, sellise mõttega, et panna siia juurde sefiiritordile lisaks ühe mõnusa bareti, sest baretid ei ole mitte ainult sõõrikukohviku vanaprouade teema, vaid võiks kuuluda ka meie moepilti. Ja baretid on ju väga prantslaslik element samuti, et kuigi ta pigem selline folkloor prantslaslik, et ega see tänaval on väga palju sellised baretikandjaid Pariisis ei näe, aga barett on ka minu selline ootamatu ja lahe detail, mida võibki ja peabki just nooreks tegema. Just nii. Ja mõeldes kõik võimalikele seiklustele, noorusele, siis ma ei saa mööda reisiteemadest ja lendamisest ja see kurebluus viib mu mõtted sinna. Kuule, sul on väga hea see kurgede mõttes, et kured ongi selline Idamaa sümbol, Jaapani sümbol ja mõtle, kõik see ongi selline roosa kured nagu õitsevad kirsipuud ja väga kevadine look ja mulle väga meeldib. Aga aksessuaarid, sest et iga komplekti juurde peaks kuuluma aksessuaar, sest see vormistab komplekti ja siin on mul lisaks siis sellised väga toredad Iiris Jarveeri moemaja peegelpendlid, et üks statement kõrvarõngas teeb iga komplekti täiuslikuks. Väga ilusad. Eesti disain, väga mõnus. Ja kas sa paned endale kõik need selga ka nüüd? Aga testime. Mega ilus, hästi kena. Kuule, su esimene look on täiesti prima ja ma täiesti ootan juba suure huviga, mis sa järgmiseks oled välja valinud. No mina tulen ennast täiesti omas elemendis, Urmas, nagu retrohõnguline mannavaht. Aga vaatame edasi, mis järgmiseks. Mind huvitavad kõik võimalikud vormimängud, suured lahedad varrukad, võib-olla natuke sellised vigiliku iseloomuga kleit, mis on samal ajal mini, aga ta ei ole kuidagi ahistav.
vaid vormiliselt on ta just vabastav. Ja ma läheksingi selle kleidiga edasi, aga ma lisaksin seda bravuuri juurde ehk tuues mängu veel ühe kihi lipse. Kuidas tundub? Jaa, see kleit näeb väga mõnus välja, selline suur ja paljude volangide volüümidega, et ta on selline ka mõnusalt natukene ekstravagantne, eks ju, et ta on sellise tütarlapselik, aga mis sa arvad, kui siia paneks juurde mingid sellise kärtse aksessuaare, et oleks selline värvi kontrast tekiks? Elustame kogu seda outfiti kollaste kingakestega ja kollaste kärtsude sukkadega, sest et see annab mingisuguse laheda 60ndate momendi juurde. Et tekibki selline kollased sukkad, isegi näevad natuke rohekad välja, aga mis käekotti äkki juurde panna? Kas see on mingi ka sellist ridiküli, rohelist, kollakat? Tegelikult see on väga äge ja trendikas kombineerida selliseid maalähedasi rohelisi just võib-olla neoonsemate toonide ja kärtsude värvidega. Väga mõnus. See on ka roheline, see kollane, mis ekraanilt hästi näe, mis see värv on täpselt selle käekotil. No see on ikka täitsa sidrunikollane. Väga ilus. Aga paned sa endale jälle selle selga, kas me näeme, kuidas see kõik välja näeb päriselt? Mina olen valmis. Pane tähele, Urmas, mutsin ka keskkonda endale sobivaks. Kuule, aga vaataks ka siis, mis see meeste poolel huvitavad, et läheks selle mängulise naiste moe juures ka mängulise meeste moe juurde, et mida võiks kanda sellel kevadel mehed? Kuna Urmas sind siin ei ole, siis vaatame meeste moodi Kaubamaja e-poest. Meie ühine hea sõbranna Karolin Kuusik on valinud välja sellised meeste setid. Ja mis ongi siis esimene Karolini look on see, nagu me näeme hetkel selline mõnus sama pidžaama stiil, millest me just enne rääkisimegi, et tal on sellel modellil on seljas selline triipudega nagu ülikond, aga tegelikult on inspireeritud sellisest mõnusast kodusest pidžaama lookist ja mida saab kanda tegelikult nii kodus kui ka tegelikult see välja minna, et see ongi huvitav selle sama looki puhul, et on selline universaalne, et on nii kodus kui ka väljas kandmiseks selline pidu pidžaama. Mulle väga meeldib, et sellised formaalsed ülikonnatriibud on kolinud siis sportlikuma, lihtsama joonega, sellise pidžaama, pintsaku vahepeal selle hübriidile. Ning et seda komplekti veel terviklikumaks teha, siis ka meeste moes on trenchid selle hooaja võti. Just ja samuti ka see formaalsus tuleb siin sisse läbi nende aksessuaaride nagu see kaabu ja mantel, et selline formaalsem mantel ja kaabu, mis annavadki sellele pidžaama lookile ka sellise teistsuguse väikese pöörde lähtepunkti. Aga vaataks ühe meeste seti veel. Ja muidugi, teeme nii. Mina ütleksin selle kohta päris nagu pariisiliku lukki, et kui ma vaatan oma sõpru, kes on arhitektid ja kunstnikud, et neil on vaja sellist natukene soliidsemat nagu ülikonnast inspireeritud lukki, siis selline pintsak, mis on siis peaaegu kurguni kinni nööbita, natuke nagu töömeeste riietest inspireeritud ja siis sellised püksid natukene lühemad, et jätavad pahklu paljaks, on siin väga popid nende hulgas, et on väga selline šik ja elegantne look, et ta natukene casual, aga samas on ka selline mõnusalt pidulik. Mis sa, Liisi, arvad? Ma olen täiesti nõus. Home improvement on meeste moes totaalselt in. Jaa. Aksessuaaride mõttes on siin väga oluline rääkida kingadest ja just seda, kuidas kantakse kingi sokkidega koos. Et nagu me teame, siis on 2 varianti, kas on sokkid jalas või pole sokke jalas, eks ju. Aga siis on selline vahevariant sisse hiilinud. See, et on selline väikene sokk, selline väikene sokki äär paistab sa kinga juurest välja, et nagu on sokk, nagu pole sokke. Et see on selline kõige jubedam, kui nad aus olla. Pahkluni püksid, ilus selline šik, väikene pruunistunud, päevitunud pahklu, kui päike tuleb välja ja kingad jalas, et see on hästi kihvt. Ja väga tore on tegelikult see, et selle komplektil on juures väike kuraaž, intriig. Seal ei ole särki. Ma kujutan ette, et Urmas, sina oma rinnalihastega rokkisid seda komplekti eriti hästi. Aga lülitume tagasi naiste maailma ja vaatame, mida veel leiab. Mina olen väga suur loodusseikluste sõber ja sellepärast ma juba instinktiivselt alati haaran kõik võimalike kaunite kleitide järgi, mille peal võib olla loodusmotiive, taimemotiive. Siin on ka sellist ilusat karget hommikust helesinist ja kõike seda, mida tegelikult praegu meie mood soosib ja kummardab. Minu meelest on see mõte väga hea, selline piibelühe maikellukese trükk
nokk selle kleidi peale, et on selline kevadine, karge ja mõnus ja mulle väga meeldib see, et on selline ilusat sinist värvi, et ta meenutab mulle seda eelmist setti, kus sul oli kõik roosa, et äkki saaks siin teha kõik sellise sinise. Mis sa arvad sellest? Ma arvan sellest väga hästi ja Urmas, tegemist on luksusliku tikandiga, aga lisame siia juurde ühe pehme mantlit, kuna mantlid on nii meie kliimas nii oluline teema lihtsalt, siis miks mitte sellel pidulikul kleidil natukene võib-olla isegi sellist argimaagiat juurde tuua. Ja voilà, need koos on ju imekaunid. Just, sest et ta on selline kerge ja lendlev kleit on ju, nagu sa ütledki, et ka meie kliimas on alati hea, et oleks mantel siin peale, eks ju, sest et kui on kunagi või teada, milliseks ilm meil kujuneb, eks ju. Ja alati on hea olla kaitstud igasuguste ootamatuste eest, kui hakkab sadama, kui hakkab tuul puhuma ja näiteks ka jalasilti mõttes, et äkki midagi sellist konkreetsemat, tugevamat. Urmas, see on ime hea mõte ja ma juba lähenengi nendele roomiktallaga tõeliselt võimsatele jalanõudele, mis kindlasti võtavad seda üldkomplektilt kogu pidulikkust natukene maha, teeb ta natukene maisemaks, lisame seda argimaagiat ja ma kujutan juba ette, kuidas ma saan sellega ka täiesti päevase ajal ringi hõljuda. Ja vaataks ka, kuidas see sulle selga sobib ja kuidas sa selles välja näed. No mina olen juba väga põnevil. Tunnen päris hea, mul on kuidagi selline väga armas ja samal ajal krutskeid täis tunne ka. Sa oled nagu krutskeid täis maikellukese kellukas. No kui sa nii ütled, Urmas, aga liigume edasi järgmise seti juurde. Siin on midagi väga erilist. Nimelt sellised sürreaalsed püksid, mis on inspiratsiooni saanud täiesti klassikalisest viigipüksist, kuid ometigi on selle muster ja värvikombinatsioon selline, mis rännutab meid Alice imedama seiklustesse. Ja, täiesti Liisi, ma olen sinuga täiesti nõus ja mulle väga need püksid ja muster siin peal meeldivad, et selline tõesti kõik on sellel aastal ju kodus olnud, eks ju, näha ka, et disainerid on kodus olnud ja tahtnud kuskil ära põgeneda, et loonud sellise täiesti sürrealistliku paralleelmaailma, eks ju, vaatanud endasse sisse, teinud mingi sellise tripi, et nägemist Kaamos ja Äng ja Mordor, et tahaks kuskile mujal ära minna, eks ju, et see on nagu hästi hea mõte selline. Aga paneks äkki siia juurde ka mingid selliseid tõesti casual lahedaid asju, et oleks selline mõnus ja hea olla, et nagu trenchi ja näiteks sellise huudipusa. Me oleme täna päris palju rääkinud mantlitest ning ka näidanud beeži trenchi meeste moes. Nii et ka naiste puhul see on väga oluline detail, mis võiks kuuluda igasse garderoobi. Lisan siia setile plahvatuslikult laheda ja ikoonilise Roberta Eineri Swarovskitega tikitud pusa. Sa ei pea ootama maailma kõige paremat pidu, et kanda luksust ja sporti ja sellist casual rõivast ühes koos. Oodake, ma näitan teile. Kuule, see on väga lahe, et selline, et sa sellise pusale leidsid, eks ju, ma ei teadnud, et Coopsis on sellised asjad müügil, eks ju, et see on super. Ja nagu ma nüüd just sain teada, et seal on meil täiesti ju veel Roberta Eineri pop-up pood. Tšau! Kuulsin, et räägite minu pop-upist. Teate, ma tulen parem ise sinna. Jaa, tule muidugi. Ja seni, kuni sa teel oled, ma esitan sulle mõned küsimused. Teeme nii? Milline on su lemmik hommikurituaal? 2 kohvi iga hommik. Okei, espresso või americano? Espresso? Millisest oma vahest sooviksid lahti saada? Kohvi joomisest. Okei, aga kellega sa läheksid kohvile? Alati iseendaga. Aga kellega läheksid õhtusöögile? Oma pere või sõpradega. Hommik või õhtu? Õhtu. Magus või soolane? Soolane. Ootamatu fakt, mida inimesed sinu kohta ei tea. Võib-olla see, et ma võtan enda hapukoore restorani kaasa. 3 parimat asja elus. Päike, uni, pasta. Carbonara või bolognese? Carbonara. Suurim eksiarvamus sinu kohta? See eeldatakse, et mul on väga naiselik stiil. Tegelikult olen aga poisilik ja mugav. Kui ma oleksin emotikon, siis milline? Ilmselt kon. Mis on su lemmik äpp? Ükskõik milline äpp, mis on astroloogia teemal mu telefonis. Podcast või blogi? Podcast. Soovitame enda podcasti. The Blondie Show. Laul, mida võiksid lõputult kuulata. Velli Joonase Stop seiskuaeg. Moekunstnik, kes sind inspireerib. Tšäkkamas. Raamat, mida soovitaksid parimale sõbrannale. Kuidas olla jumalik. Kuidas tutvustaksid Eestit välismaal? Euroopa Silicon Valley.
mis teeb eestlased eriliseks? Nende töökus ja sihikindlus. Kuule, ma mõtlesin kontorisse homme lilli tellida. Oskad soovitada, milliseid? Ükskõik mis, ainult mitte liilid. Okei, aga kui sa saaksid praegu kuskile reisida, siis kuhu? Äkki kuhugi väga-väga sooja kohta. Mõistlik, tulen kaasa. Mis on läbi aegade suurim muutus moemaailmas? See, et naised kannavad pükse. Mis on sinu jaoks aeglane mood? Aeglane mood on riided, mis kestavad aastakümneid. Kas usud, et kunagi kolib kaubandus täielikult online'i? Kindlasti. Murra mõni müüt moemaailma kohta. Dressid sobivad ka mujale kui ainult trenni või koju. Mõni trend, mis sulle üldse ei meeldi? Sandaalid sokkidega ja kroksid. Kas on tõsi, et oskad heegeldada? Jah, muidugi. Seelik või püksid? Püksid. Üks ese, mis peaks igal naisel kapis olema. Ägedad, mugavad, moodsad tossud. Lemmikriidese? Valge T-särk. Vintage või uus? Vintage. Parim moenõuanne sõbrannale. Ükski seelik ei ole liiga lühike. Kuidas kirjeldaksid oma stiili? Mugavalt. Kui sa oleks moedisainer, siis millega tegeleksid? Peaksin enda restorani. Mis on su lemmikparfüüm? Ma arvan, et tekib Black Orchid Tom Fordilt. Kas ilu nõuab ohvreid? Alati. Mida pead oma suurimaks saavutuseks? Seda, et ma olen enda brändi suutnud teha juba 6 aastat. Millesse sa usud? Iseendasse. Kirjelda ennast 3 sõnaga. Töökas, lahke ja jutukas. Kus end kõige paremini tunned? Kodus. Mis teeb kodust kodu? Inimesed. Millele iial risti ette ei löö? Seiklusele. Aga mis on kindel ei? Lagrits. Mis sind ärritab? Rumalad inimesed. Ilusam hetk. Siis, kui oled armunud. Kust tekkis idee luua selline pop-up oaas keset kaubamaja? Tead, ma nägin unes Marsi mehikesi kapsaias. Ja selline, et ta tuli. Ilmselt peitmas ennast saatilehtede vahel. Kes kannab Roberta Einerit? Julged, ägedad, tugevad naised. Aga kes kardab Roberta Einerit? Need, kes ei kanna. Kui palju Swarovski kive on sinu kõige rikkalikumal tootel? Ma arvan, et iga showpiece'i peal on vähemalt 50 000 kristalli. Kes kirjutab sinu sloganeid? Ikka mina. Ja mis on sinu lemmik slogan nendest? Äkki trust the timing of your life? Lemmik seiklus, mis inspireeris? Amazonase džungli rännak Peruus. Sinu lemmikpatt Eestis? Kartul. Milline multifilmi tegelane sa oleksid? Otsate? Bachatat tatsime? Muidugi. Eksperdid on rääkinud. Aitäh sulle, Roberta! Aitäh, Urmas! Mul on väga hea meel, et te tegite meiega selle moeseikluse kaasa ning ma tõesti loodan, et te leidsite siit väga palju inspiratsiooni ja uusi mõtteid kevadhooajaks. Kuid kõige tähtsam on tegelikult see, et te leiaksite ise üles enda stiili ja oleksite julged ning katsetaksite. Nii et ole enda moelooja.